Tere tulemast tagasi minu kanalile vaatama tutikat vlogi, mida ma alustan praegu siis põhimõtteliselt, täpselt nädal enne oma sünnipäeva. Ehk siis väike siuke reseti vlog peale reisi ja sünnipäeva ettevalmistuste vlog, sest et mul on kõik iluhoolitsused, praktiliselt kõik iluhoolitsused sellel nädalal nüüd enne sünnipäeva sätitud ja me alustame praegu siit Viimsist kosmeetikust. Ma näitasin ühes vlogis, ma käisin mikronõelumises ja täna on siis mikronõelumine vol 2. Siis ma lähen oma sünnipäeval järgmine nädal eriti glowy, nagu mega siuke konkreetselt glow up enne sünnipäeva tähistamisi. Aga jah, ma olen üliõnnelik, et ma sain eelmise vlogi üles. Selle reisi vlogi, ma ei tea, mul läks nii kaua aega, et uuesti võtta kaamera kätte, sest mul läks nii kaua aega, et saada see eelmine video üles. Mõnikord see töötlemine tõesti võtab nii kaua aega, vähemalt mul, ja kui juulikuus lasteaed kinni, siis lihtsalt nii raske oli leida päevas sellist hetke, kus saaks lisaks siis tööle ja muudele tegemistele ja lastele ja kõigele kodule, et lisaks sellele leiaks aega, kus vlogi monteerida. Lihtsalt polnud sellist aega üldse, aga lasteaed on uuesti avatud, nii et nüüd nad on tagasi lasteaias ja ma ei tea üldse tegelikult, kuidas ennast tunda selles osas, et kodus ülejääntega koos teha näiteks tööd ja nii üliraske ja ma olen ülilasteaia fänn, sest et ma lihtsalt näen, kuidas on lastele ülikasulik. Nad õpivad seal nii palju, nad saavad stimulatsiooni ja suhtlemist teiste lastega ja igapäevaselt ise pakkuda samaväärset stimulatsiooni minu meelest. Keeruline lõpuks saavad ideed lihtsalt otsa, aga kui nad on seal lasteaias, siis ma ikkagi igatsen neid, kui nii pikalt sai nagu olla koos kogu aeg, et täiega kahetised tunded ja see vist ongi nii lõputu lapsevanemluse juures, et jah, aga kohe ma lähen siis kosmeetikusse ja ma ei tea, äkki näitan nahka siis lähemalt ka. Ma jälle tunnen, et ma olen siuke paistes ja unine, et ma arvan, see erinevus, mis me näeme peale kosmeetiku juures käimist, on see, et ma olen snatched. Et see väsimus ja see nii-öelda paistatus mu näost on ära läinud. Nii tagasi autos, ülipunane. Tegime seekord tugevama nõelaga ja seda oli tunda, nagu see oli palju tugevam. Mitte midagi sellist, mida sa ei kannata, aga ega see nagu, no ütleme nii, et see ei ole ka mingi üli meeldiv, aga minu jaoks see tulemus on seda megalt väärt ja mu kosmeetiku juures käimine ma tunnen praegu teinekord nüüd, et oli täiesti nagu veedaksid tunnikese koos sõbrannaga. Nagu nii jutukas ja mega tore, nii et ma olen igas mõttes nagu ülirahul ja vaatame, mis sellest nahast saab. Palju punasem kui eelmine kord, ta ütles ka, et nii on. Nii et no, te näete ikkagi glowy, selline plampi, ma ei oska eesti keeles, särav, aga mis plampi vaste on eesti keeles, ma pole õrna aimugi, ei tule selle peale. Nüüd mul on plaan sõita Lasnamäele ja oh my god, see külm õhk, mis tuleb auto konditsioneerist praegu, see on nii mõnus sellele nahale. Ma tunnen küll, et nahk on selline nagu unetav. Aga jah, nagu ma näen, ma näen tõesti, et see teeb nahaga midagi, see mikronõelumine ja ma olen lihtsalt väga põnevil oma nahateekonna osas, sest ma tõesti tunnen, et ma olen nüüd leidnud endale kosmeetiku isikliku, mida mul ei ole varem olnud ja ma arvan, et see on täpselt see, mis oli veel puudu mu sellisel enesehoolitsuse teekonnal nii-öelda. Täiesti unustasin teid, aga mul on nüüd Lasnas ka käidud, ma tegin ühe video ja käisin poes ja nüüd lähme kodu poole. Kell on 4 ja päris palju olen täna teinud
ja vaadake seda nahka lihtsalt. Vau. Ma jõudsin ilusti koju ja mul on selline tunne, et nagu ma oleks mingi pika, nagu ma oleks teisi linna sõitnud, nii pikad autosõidud kuidagi. Aga minuga koos on siin ruumis või lendas ära mingi porikärbes. Ja see on lihtsalt nii jube osa minu meelest suve puhul. Kõik need kärbsed ja putukad, sest mul on vist mingi allergia tekkinud ja kõik sääsehammustused või ma ei tea, putukhammustused mul lähevad nii õhkraks. Mul tekib nii hull reaktsioon. Aga see selleks ma mõtlesin, et vaatame mu saarapakki koos. Enne kui ülejäänud pere ka koju jõuab, sest et kell on juba 5 kohe. Aga ma tellisin ühe kingad ja ühe kleidi. Aga ma tellisin selle kleidi 2 suuruses, sest et ma ei tea, ma tahan, et mul kindlalt sobiks see. Nii et seekord ma tellisin 2 tükki ja selle suuruse, mis ei sobi, ma tagastan. On tegelikult sünnipäeva outfit olemas, aga need pretendeerivad ka sinna outfitiks, nagu võimalus on, et need asendavad, aga ma ei usu. Ma näitan ühesõnaga seda kleiti. See on mega ilus, vaadake. See on mega ilus ja ma nägin ühel infokal seda kleiti. Ja ma arvan, et see nagu on mu suurus, aga ma ei ole kindel, et rinnast see on mu suurus. Nii et ma pean neid kleite proovima. Ja siis mul jäid ühed kingad ka silma. Ja Impulss sai võitu. Need on nii ilusad printsessikad. Oi, need on niimoodi ära pakitud. Vaadake. Aga need on nii printsessikad. Kui ma võtan selle siit ära, siis te saate aimdust. Oh my god, kui ilusad. Need on võib-olla mu sünnipäevakingad, kui mul oli full sünnipäeva outfit juba olemas. Ma ei tea. Ma pean mõtlema, ma pean proovima ja ma pean kaaluma, aga see on ju nii lõbus ja tore osa tüdrukuks olemise juures. Aga nüüd teen endale ühe päeva viimase kohvi ja väikse mingi fikas snäki ja lihtsalt vedelen, kuni teised jõuavad. Ja siis, kui teised jõuavad, siis on mul lastele tegelikult ülitore üllatus, sest et mu ema ja venna käisid. Nad tulid reisilt ja lastele on mega koti täis igast kingitusi siin. Nii et ja ülitore neile neid anda, aga ma olen natukene kurb. Või nagu ma olin üllatavalt kurb. Mu vanemate koer oli päris pikalt praegu meie juures ja nad tulid talle ilmselgelt järgi viisita koju. Ja ma olin jumala kurb, lapsed olid kurvad, õnneks nad ei olnud kodus siis, kui ta läks. Aga nagu kuidagi nii mõnus, kui kodus on koer. Ta oli seekord meie juures, muidu ma olen seal hoidnud. Siis ma ei ole olnud üldse emotsionaalne, sest siis ma olen tahtnud koju täiega. Aga nüüd, kui ta oli siin ja tema läks siit ära, siis on kuidagi tühi. Aga ma ei pea siis koera karvu koristama kogu aeg, nii et alati on midagi head ka. Ma olen täiesti obsessed oma voodist peale seda, kui ma H&M-ist ostsin need 2 patja, mis kuidagi minu meelest annavad nii palju juurde. Ignoreerime seda vee situatsiooni, ma ei tea. Mul on alati öökapil mingi miljon joogipoolist. Nii et sellised on mu ripsmed enne. Ma päris pikk vahe praegu jäänud, sellepärast et ma ajastasin, et sünnipäevaks oleks ilusad. Ja tunnen praegu, et ma olen mega väsinud, nii et ma loodan, et ma jään magama. Aga ma olen nii kurb. Ma jätsin oma kõrvaklapid maha, sest et
tõesti nagu see on nii cozy minu meelest ripsmetes kuulata podcast'e ja siis vahepeal jääd peaaegu magama või jäädki magama ja siis ma ei tea, mulle nii meeldib see podcast'i kuulamine seal, nii et ma olen väga pettunud endas, et need maha jäid, aga midagi teha ei ole, nii et jah, aga väga-väga hea meel saada uued ripsmed. Jaha, mine nüüd. Läks. Kusjuures ma ei tea, mitu liblikat ma olen viimasel ajal päästnud toast. Miks on toas järsku nii palju liblikaid? Ma olen nüüd tagasi kodus ja mul on üürike, kuid kallis vaba aeg. Pool tunnikest enne, kui ma lähen Björnile järgi ja trenni. Jalkatrenni, kus ma olen temaga koos 1,5 tundi ja teen samme tavaliselt staadionil. Ma kuulan podcasti. Ripsmed said tehtud ja minu meelest mega ilusad ja väga õnnelik. Muidugi klappidega oleks veel parem olnud ja mul veits läks midagi valesti ka. Ma arvan, kõik tüdrukud, kellel on ripsmed, teavad, et kui nagu mingi vale liigutus sa teed silmaga ja need aurud pääsevad ligi, liimiaurud, siis ma tunnen, et see kipitas veits ja ma terve tee praegu koju sõites lasin seda külma auto õhku kondist endale, issand kui suur käsi, nagu vaadake praegu seda. Igatahes aitas täiega minu meelest. Nüüd on jumala hea olla juba. Aga ma mõtteid mõelda 2 tundi on nagu torture. Konkreetselt väga tüütu. Võib-olla see oli kasulik mulle. Ma ei tea. Ma teen endale ühe kosutava kohvi nüüd ja ma pean riided panema kuivama, mul tuli meelde. Aga muidu jah, kosutava kohvi ja lihtsalt korra olen. Sest tõesti täna nagu hetkest, kui ma ärkasin, on kogu aeg olnud midagi teha, non-stop ja ma jõuan sealt trennist Björniga, ma ei tea, heal juhul kell 8 koju, sest me käime tavaliselt poes pärast ja mida iganes, nii et üli pikad päevad. Üldse terve see nädal on olnud täiega siuke 0-100, et full puhkus oli kuidagi ja nüüd on lapsed lasteaias tagasi ja ma olen nii lucky, et mul on nii palju tööd esiteks ja teiseks jah, nagu mul on kõik need iluasjad just see nädal, sest et mul on sünnipäev järgmine nädal, ehk siis nagu väga champagne problems, et mul on nii kiire. Nii et ja teeme selle kohvi, aitab lobisemisest nii nel. Uus päev, uued ilu hooldused. Selle vlogi lõpuks te konkreetselt ei tunne mind ära, ma kardan. Aga tänases agendas siis on juuste värvimine. Nad on ideaalses seisukohas, ma alati ootan seisukorras. Ma ootan alati juuksepesupäeva selleks, et juukseid värvida ja mul on mega ära pleekinud, näete. Ja mulle natuke meeldib enda juustes vahel selline oranžikas vibe tegelikult. Nagu see ei sega mind üldse nii väga, kui ilmselt peaks. Ja juustega on pidevalt mingi dilemma, kas teised naised tunnevad ka, kas teha mingi muutus, mis iganes. Aga hetkel me ei muuda midagi. Ma värvin juukseid kodus, selle sama värvida juba aastaid. Ja silmadega läks veits läppe, või nagu selle ühe silmaga, trigger warning oleks pidanud enne olema. Läks natukene, jah, eile pahasti, aga ripsmed on mega ilusad. Ilu nõuab ohvreid. Kuigi mis kasu sellest on, kui sa oled ilus, aga sa oled pime. Mul on siuke tunne, et konkreetselt see on seotud sellega ka, et mul ei olnud neid klappe eile, sest mul on mega
võbelevad silmad, nagu ma imestan, et mu see rüsmitehnik üldse hakkama saab nendega. Ja kui ma kuulan podcasti, siis ma nagu ei, see võtab mu fookuse ära ja aga mul ei olnud eile klappe ja siis ma tunnen, et ma terve aeg nagu stressan, et mu silmad oleks paigal. Ja siis just ilmselt nad nagu kuidagi võbelesid ekstra ja need aurud pääsesid ligi. Või siis vahel on minu meelest see, et sa hakkad magama jääma rüsmites ja siis nagu silmad tulevad natukene lahti. Ja pärast ma lähen küntesse, nii et täna on isegi kaks suurt muutust minu päevas, aga muidu on täna natukene chillim päev, nagu väga chillim päev. Ja mul oli mega siuke katkendlik kuni, ma nägin mingit tööasju unes konkreetselt. Ma terve öö nägin mingit tööasju unes. Et päris hull ja nagu nii mõnus, et täna on natukene rahulikum. Tegin oma tööpäeva ära ühesõnaga ja varsti panen ühe koostöö üles, aga muud täna ei olegi otseselt to-do listis. Nii et pärib juuksed ära ja vaatab. Alati on tegelikult midagi teha, koristada ja nii, aga ma ei tea. Ma kuidagi, kohe kui mul on vähem teha, siis ma muutun hästi laisaks. Mul üliraske oli isegi oma tööd teha. Ja üliraske oli voodist praegu üles saada. Et mulle megalt meeldib lebotada, nagu mulle megalt meeldib lebotada. See on nagu mingi hobi konkreetselt. Ma olen nii hea selles. Mul ei ole mitte kunagi igav, aga lobisesin nüüd teiega, kuhu kadus kork. Igas muud midagi. Õhtul võiks lastega midagi toredat teha peale tööpäeva või nagu peale nende lastepäeva, ma tunnen, tahaks täiega. Nii et ootab, mis me ette võtame. Nüüd ma olen jõudnud omadega küntesse ja ma olen ülirahul. Või no, natukene kurb minu jaoks, aga üldjuhul ikkagi ülitore. Küünetehnik saab lapse ja siin suure koti mingid beebi asju või väikseks jäänud laste asju, mis ma olen aegamööda siin sorteerinud. Ja mul on sellised küüned praegu ja ma olen nii over nendest küntest. Need on liiga roosad ja ma ei tea. Ma olen kasvatanud nagu sünnipäevaks pikemaid küüsi ja ma tegelikult täiega tahaks lühikesi, aga täna siis veel jätan semipikaks. Muidu see kogu piin on olnud täiesti asjata. Nii et lähme teeme mingid võib-olla veits pidulikumad sünnipäeva küüned ja küüntes ei filminud, aga lasin sellised teha nagu väga sünnipäeva glam vibes ja pigem siuksed julged, ma ütleks. Aga I love it. Teen sinust pilti. Eks ju, kui sa tahad teisest pilti teha, siis sa võtad seda. Seda keskmist nuppu. Eks ju, võt seda keskmist. Sa võt seda. Ma istusin praegu maha siia, nagu ma hakkaks tegema seda trendi, seda dokumentaalfilmi trendi. Aga ei, tegelikult juhtus selline lugu, et ma unustasin teid 24 tunniks autosse. Ja selle autoga te käisite enda teadmata Mikuga tööl kaasas ja tagasi ja nüüd lihtsalt väike recap. Eile me ei teinudki midagi väga ägedat lastega, sest et ilm läks nii külmaks ja nad käisid lihtsalt siis mänguväljakul ja mina käisin hoopis poes, sest Rimis oli eile see mingi suurte soodukate päev, kus mänguasjad olid -50% ja Noelil on järgmine kuu sünnipäev ja ma leidsin ta sünnipäeva kingituse poole odavamalt. Täpselt selle asja, mida ma olen otsinud. Ma nagu ei läinud otseselt eesmärgiga seda leida, aga ma leidsin üli hea. Ja täna mul oli lihtsalt tööpäev ja siis ma käisin Lasnamäe tsentrumis veel ühte videot tegemas. Seal avati uus Gold Time'i pood ja see on vist kõige ilusam pood, mida ma olen üldse näinud. Apikene. Kindlalt kõige ilusam Gold Time'i pood.
aga üldse nagu mega ilus pood, mega ilusad vaateaknad, üleni klaasist selline nagu kuppel, ma ei oska seda edasi anda. Aga jah, ja siis sealt edasi ma läksin otse Ülemiste keskusesse, sain sõbrannaga kokku ja ta tuli mul appi kafeiini avamisele ja üldse, mul on koostöö nendega. Ülemiste keskuses avati täna uus kafeiine, kes jälgib mind Instagramis juba teab või üldse võib-olla juba teate. Ja seal oli täna see avamisüritus ja ma käisin seal sisu tegemas. Ja siis me lihtsalt hängisime ka, kui juba sõbrannaga kokku saad. Vaatasime veits poodidesse ja nii edasi. Ja nüüd ma jõudsin koju. Ja muidugi minuga tuli midagi poodidest kaasada. See on mu Vinted pakk. Aga esiteks ma ostsin ILU-st 4 asja, sest mul on hetkel sünnipäeva soodustus. Et ma ostsin endale kulmupuudri, sellise nagu hästi highlighting setting puudri, sellise baking powderi švammi ja kõige parema juuksemaski, mille ma vahepeal lihtsalt unustasin ära millegi pärast. See oli praegu soodutada. Ja siis Saarast ma leidsin, sõbranna tegelikult leidis mulle sellise kleidi. See maksis 12,99 ja see on nii ilus. Ai, niipidi, vabandust. Ja mul oli nagu veits mingi vabandus midagi jälle osta. Ma mõtlesin, et oleks lahe oma video jaoks, kui on Saara kott ja see kafeiinijook. No see on lihtsalt vabandus. Ja siis vaatame, mis ma jälle Vintedist ka tellisin. Mul on juba endal neid hoole kuidagi teha. Liiga palju hoole, aga ma ütlen ausalt, et kui taha lapsi, näiteks ülipalju näidata, mis on nii suur osa mu elust, siis on, ma ei tea, vahepeal tulebki ainult sükest hoole ja mingid kohvikuid ja sükest pealiskoodset asja natuke rohkem. Aga vau, see on siltidega, ma ei mäletanud, et see on siltidega. Vist eelmises vlogis juba rääkisin, et mul on mingi diiseli era, aga see on nii lahe bluus, lõpetage ära. See on nii lahe bluus. Kivikestega ja siis mulle meeldib see, et see nagu õmblus on väljaspool. Okei. See on nii hea Vintedi leid. Vau. Aga kuna mul on sünnipäev kohe, siis ma mõtlesin, et see lõppu ma teen ühe loosi. Ma kohe näitan, mis selles väikses loosipakikeses on, aga tingimused, ma ei tea, mis need loosi tingimused võiks olla. Kirjuta mingi kommentaar ja kõige lihtsam oleks, kui sa kirjutaks sinna kommentaari, kas oma Instagrami konto või kirjuta emaili aadress, et ma saaks suga ühendust kuidagi, kui sa ei taha Instagrami kontot panna. Ma oleks ülitänulik, kui sa subscribe'id mind või nagu mu kontot ja kui sa jälgiks mind ka Instas või TikTokis, see oleks ülilahe, aga ma ei pane midagi siin kohustuseks. Ma arvan, et juba järgmises videos ma kuulutan võitja või ülejärgmises, ma ei tea, ala nädal kestab loosimine. Siska väga casual, aga lihtsalt väike sünnipäeva. Mul on päris palju asju kogunenud, ma olen pikalt mõelnud, et tahaks teha ja pole paremat aega kui enda sünnipäev minu meelest selleks. Nii et ma lõpetan selle video siinkohal ära ja panen lihtsalt järgmisena siis nendele, kes tahaksid loosist osa võtta, loosipaki sisu. No nii, see on siis kõik, mis ma välja loosin ja paljud need asjad mul on endal juba kasutusel ja lemmikud, lihtsalt mul on väga paljusid asju topelt ja ma ei jõua ära kasutada, nii et või isegi nagu mitte topelt, vaid rohkemgi. Aga näitan ka, mul on siin Puretermi sellised huulemaskid ja siis mul on Brausi see puuderpadjad, pisike ja suur, mul on endal need olemas, ma ei tunne, need on nagu nii kvaliteetsed, ma ei tunne, et ma nii pea teeks seda uut lahti. Miks mitte kinkida edasi? Ritchie juukselakk, ma lihtsalt kasutan nii vähe juukselakke ja mul on, ma ei tea, 2 tükki veel, nii et ma mõtlesin, ma panen selle, et see on kindlasti hea. Siis Oriflame'i SPF-iga huulepulk,
hästi ilus pakend, ma ei hakka praegu välja võtma ja punane toon, siis SPF-iga Babee huulepalsam, mul on sama endal olemas. Facial wash, mida ma olen kasutanud ise, siis Maybellini concealer, üks Emeraldi selline lõhnake, SPF Avene oma, see on peanaha masseerija, selline Marc & Andre kosmeetika kott, L'Oreali Rives Touche Panorama, 2 Revloni huuletoodet, mis ma valisin sellised, mis matchiks omavahel. See on hästi ilus tooniv huulepalsam ja siis selline glitter huuleläige. Mul on neid ka lihtsalt nii palju, et aga mega head. L'Oreali Skin Ink, see on selline nagu, ma ütleks, foundationi ja concealeri vahepealne toode ja liquid highlighter ja blush, Maybellini omad ja that's it, nii et head loosi õnne ja näeme juba järgmises videos.